Tere tulemast, kaunis hing! Sinu ees on 3 kristalli. Tsitriin, karneool ja päikesekivi. Ole hea, aseta üks käsi nabast allapoole ja teine käsi nabast ülespoole. Nüüd hinga sügavalt. Hinga sellest kohast, kus su käed on. Sa lood ühenduse enda väekeskusega. Sinu sisemine tuli ja vägi, mis asub sakraali keskuses ja päikesepõimikus. Olles loonud ühenduse enda väekeskusega, tunneta, millisel kristallil on sinu jaoks hetkel kõige vajalikum ja aktiveerivam sõnum. Tunneta vastust enda väekeskuses. Lase sellel vastusel endasse maanduda. Kui sa valisid tsitriini, siis siin on sinu kaardid kõik. Ja ma võtsin hetke, et keskenduda sinu energiale ja paningi meelega kõik kaardid kohe välja, et näha suures pildis kohe, mis see lugu on. Ja ausalt öeldes ma tunnen, et ma olen väsinud. Ma tunnen, et mul ei ole energiat teha asju, mida ma tahaksin teha. Ja need kaardid siin räägivad väga selgelt, miks. Kui tänane nii-öelda taotlus sellele lugemisele, üldse kõigile 3 lugemisele üldine taotlus oli, et lasta sinu väekeskusel, mis minule tundus selline sakraali ja päiksepõimiku ühendus, kus istubki kogu sinu vägi ja jõud ja sinu sisemine tuli, siis sinu puhul ma tajun, et see tuli ei ole just kõige suurem või siis see tuli nagu tekib siis, kui keegi sind vajab ja tänu sellele on sinu väekeskus, kui me võtame nüüd sakraali ja päikesepõimiku nii-öelda koos, see ongi see, millele ma täna vihjan ja ütlen väekeskus, siis sinu väekeskus on lihtsalt väga täis igasuguseid võõraid inimesi. Ja see tuleb ka välja siin väga mitmelt kaardilt. See kaart tuli kõige keskele, mis näitab just seda, mida see kõik sinuga teeb. Täpselt siukes asi pundar nagu ongi. Mul on raske sõnu leida, mul on raske energiat koondada, saada nagu voolama energia ühes suunas. Ja ma lihtsalt loengi seda sellena, et sinu energia jaguneb lihtsalt nii paljude erinevate inimeste vahel. Siin on palju inimesi, siin on mingisugune armastus või suhe või partner, mingisugune situatsioon on siin. Siis siin võib tunduda nagu oleks esivanemaid hästi palju või hästi palju inimesi ümber, kes sind vaatavad ja ootavad, et sa midagi teeksid. Nii, ja siis oled sina siin keskel selle virvarri sees. Pea on selle virvarri kasti sees ja tegelikkuses enda eest pole üldse hoolitsenud, endale pole üldse aega andnud ja see ongi loonud sellise olukorra. Samas, kui me vaatame nüüd
kaugemalt seda, siis me näeme, et siin taga on suur karikas ja see sädeleb. See on väga ilus ja see siin täitub tegelikult, aga sellele on vaja tähelepanu pöörata. Nüüd, kui sa arvad, et sinu karikas saab täis sellest, et sa kogu oma väe ja jõu laiali jagad, siis sa võidki elada väga segaduses elu või väga laiali elu või sa võid olla väga laiali. Minu meelest tsitriin ise on üks ülimalt väekas kivi ja väga tugeva energiaga kivi. Nii et ma ei usu, et sul nagu jõudu vähe on, et mingeid asju teha, aga see on oluline, kelle jaoks sa need teed või miks sa neid teed. Kui sa oled terve elu harjunud nii-öelda teistele abiks olema ja teiste jaoks olemas olema, lihtsalt sellepärast, et sa jaksad, siis ma arvan, et see lugu vähemalt siit tuleb välja ja sinu enda kõrgem juhatus, kes sind siia lugemisele juhatas, tahabki sulle edasi öelda, et see lugu on vaja nüüd ümber kirjutada. Ja ma tunnen, et see asi on juba läinud tõsiseks selles mõttes, et sul ei ole enam hea enesetunne, sa ei tunne ennast hästi. Ma tunnen nagu sellist viha või kärsitust või sellist nagu, see ei ole üldse mõnus energia, mille pealt üldse saaks aru, mida teha. On selline nagu automaatne tegemine, kuigi tegelikkuses, mida hing sulle tahab juhatada või sinu enda vägi tahab sulle näidata, on see, et kui sa suudad oma fookuse panna paika ja suunata energia asjadele, tegevustele, inimestele, mis sulle tõeliselt korda läheb ja mis ka sinu enda karikat täidab, siis on tulemused palju võimsamad, kuni sa seni kogenud oled. Ja ma tahangi sulle öelda, et kuidas sa sinna saaksid, sest et see lugemine ongi ka selleks, et näidata sulle, kuidas sa sellest saaksid välja liikuda siia. Ja siin on erinevad sammud, mis ma näen. Paneks selle kaardi nüüd siia taha, sest et selle energia me nüüd kirjutame ümber. Siis selle asemele tuleb selline kaart. Harmoonia ja tasakaalu toomine. Kuidas teha seda? Piirid paika panna. Ja seda on lihtsam öelda, kui teha, saan täiesti aru. See ei ole üldse lihtne, aga lõpuks, kui sinu enda energia niivõrd kannatab sellest ja ka füüsiline olemus juba kannatab, siis üks hetk sa lihtsalt tunned, et see on vägagi vajalik. Sest et kui olulised need inimesed sinu ümber on, nad on harjunud mingil viisil sinu tähelepanu või sinu energiat saama. Ja see on mugav, see on, millega sa oled harjunud, kuidas sa oled võib-olla terve elu elanud, aga see praeguseks hetkeks enam ei toeta sinu hinge teekonda sinna, kuhu sa oled otsustanud, et sa liikuma hakkad, sest et sa oled otsustanud hakata liikuma mingis teises suunas, mis on tegelikkuses püüab tuua su fookust sinule endale ja sinu enda sisemusse, just sinna jõuallikasse, nagu siin näha on. Aga et seda saavutada niimoodi, et sinu mull, sinu energia oleks absoluutselt kõigile kätte saada, selleks on vaja kõigepealt teha endas nii-öelda restart, teha endas puhastus, saada aru, mis ei ole sinu kanda, mis on sinu kanda. See on nagu number 1 asi, sest et kui see segadus ja nende inimeste energiavirvarr sinus nagu nii metsikult suureks läheb, siis kus sa ise oled? Sa oled kadunud ise. Sa oled ise täiesti kadunud selles. Mis siis, kui sina oma tõelises väes saad olla nende inimeste jaoks enda ümber olemas hoopis teisel viisil, mis on sulle kasulikum ja mis on ka neile kasulikum. Sest siin on nagu siuke tunne, et inimesed on harjunud, et sa teatud asju teed, sa oled teatud viisil olemas, sa oled teatud viisil kättesaadav, aga see tundub Jumala vastu karva sulle endale või see, kes sina tegelikult ise oled. Ja ahastus võibki tekkida selle koha pealt, et kes mina siis ise olen. Ja siin ongi see, et kõigepealt, siin on 2 koha peal on piirid.
boundaries inglise keeles 2 koha peal. Esimene samm ongi see, et sa teadvustad seda ja sa ei pane pahaks endale seda. See on miski viis, kuidas sa oled harjunud olema ja see on okei. Aga kui sa tunned, et see viis enam sind ei kanna, siis on ju aeg muutus teha, siis on aeg see ümber kirjutada. Ja siin ongi aeg tegelikult vabaks lasta kogu maailma raskus. Sest et see ei ole sinu kanda. Kas kõik kohustused ja kõik ülesanded, mis sa oled enda kanda võtnud või inimesed, kelle ees sa oled võtnud, et sina pead vastutama nende eest või pead hoolitsema nende eest, sest muidu midagi juhtub. Kas see on tõde? Kas see on päriselt ka tõde? Millal sa viimati lasid endal olla, nii nagu see energia siin on? Vaata, siin võib 2 moodi seda kaarti vaadata. Siin võib vaadata niimoodi, et see inimene on uppunud jama sisse. Peaaegu üks ropp sõnad olnud, aga ma arusun, et sa saad aru, mis ma öelda tahtsin. Kas ta on uppunud selle sisse siin juba täiesti? Või viskame selle kaardi minema, ta on vabaks lasknud kogu selle koorma, ta on hetkeks need inimesed siit niimoodi kõik lahti lasknud, ta on võtnud fookusesse ainult tasakaalu ja harmoonia iseenda, et oma fookust suunata, eks ju. Ja ta lihtsalt on. Ta hetkeks lihtsalt on. Et aru saada, mis kuulub päriselt temale ja mis mitte. Kui me püüame teha samal ajal hoida kinni sellest mineviku aspektist, kus me jätkame vanade harjumuspäraste viisidega ja samas püüame ka mingit uut sisse tuua, siis või ütlen omast kogemust, et sa näed päris kiirelt, et see ei toimi. Sa tirid ennast lihtsalt katki, millel ei ole mitte mingit mõtet. See põhisõnum on siin see, et sa püüaksid, mitte ei püüaks, vaid et sa mõtiskleksid selle üle, mis siis, kui sina iseendale annad selle võimaluse vabaks lasta kõik. Milline on sinu uus sagedus? Kuidas sina tõelise iseendana kohal ilmuksid? Ja ma võin sulle kohe öelda, et see päris paljudele kindlasti ei meeldi, aga see ei ole tõesti sinu vastutada enam. Ja osad teist siin ongi nagu õppinud elu jooksul või teil on õpetatud, et te peate vastutama inimeste emotsioonidest, aga see on, ma ütlen kohe, see on tõesti väär arusaam, see ei ole tõde mitte mingit pidi. Ma saan aru, et sa oma laste eest vastutad, eks ju, nii ja naa, aga kui sa oled lapsevanem, eks ju. Aga mitte kellegi emotsioonide eest ei vastuta tegelikult. Ja siin ongi see potentsiaal, mis ma siin nendest kaartidest näen, on see, et sa saad oma energialt palju võimsamalt suunata asjadesse, mis on reaalselt olulised. Ka inimesed, kes on reaalselt olulised. Mitte need, kes kasutavad sinu tsitriini väge ära. Seda, et sind jätkub kõige ja kõigi jaoks. Jah, nii ongi võib-olla, aga sinu otsustada on see, kuhu sa suunad selle väe. Millesse sa suunad selle väe? Sest praegu see on hakanud hästi laiali jooksma. Hästi laiali jooksma. Ja sa oled, siin on mõnel teist on väga palju energianiite. Nagu ülimalt palju energianiite, nii et sa nagu oledki lükata ja tõmmata niimoodi, et sa ei saagi nagu aru, mis on üldse sinu ja mis mitte. See on nagu juba siuke viimane staadium, kus sa oledki täiesti läbi imbunud kõikidest võõrastest energiatest. Ja seda olulisem on korraks kõik välja lõigata, kõik lahti lõigata, täielikult lahti ühenduda, et sa siis saaksid aru. Sest kui sul ei ole teadlikkus selles osas, kas sul on kaassõltuvus või kas nüüd üldse on piirid, mis need piirid tähendavad, millised need on, millised sidemed sul ühe või teise inimesega on. See kaotad täiesti ära ennast. Nagu see ei ole absoluutselt see. Et sinu kõrgem juhatus tegelikult ongi, siin ma nagu näengi, miks ma niimoodi panin, et siin ongi nagu kõrgem juhatus, mis tegelikult juhatab sind selleni,
selle seisundini praegu. See on nagu põhiline. Ma paneks seal tegelikult niimoodi. Esmane on see, et sa teed teadliku valiku lasta lahti kõigest. Nii, teed teadliku valiku lahti lasta segadus number 1, segadus number 2, segadus number 3. Ja need kaardid võivad tähendada sinule oma asju. Siin on väga palju erinevaid inimesi, kes seda vaatavad, kuid lase nendel vastustel tulla, et kes need on või mis need on. Need võivad olla kohad, inimesed, asjad. Need võivad erinevad asjad olla. Kuid lihtsalt siin ongi see, et nagu ma ütlesin ennem, et sa oled juba nii läbi imbunud nendest võõrastest energiatest, et raske on aru saada, kuhu sina oma fookuse pead panema selleks, et enda parimat elu elada. Sest mingi hetk sa oled otsustanud, et see on nüüd sinu jaoks oluline ja sellepärast sa siia sattusidki seda vaatama. Nii, ehk siis esimene on see, et sa lased vabaks. Sa hakkad tähele panema, kes nüüd püüab tulla sinu välja selle peale, kui sa otsustad, et sa kõik vabaks lased. Ja selle käigus sina nüüd otsustad, jälgides, vaadeldes neid sidemeid, milline on sinu jaoks oluline või millest sul on vaja võtta paus. Ja need inimesed, kes mõistavad, armastavad, austavad siin sinu pärast, saavad sellest aru ja annavad sulle ruumi. Ja tegelikult nii lihtne ongi. Mida tugevamaks sina enda energias ja oma väes saad, oma väekeskuses siin, seda lihtsamini sa saad juba aru, kelle energia püüab nii-öelda sind tühjaks tõmmata versus see, kes lihtsalt näiteks soovib rääkida juttu, jagada. Ja see ongi jagamine, just. Et siin sinu kõrgem juhatus näitabki tasakaalu ja selle väljendamist, sest mul jääb silma siin kurgu keskuses see tuli. Kõigepealt on oma väe arusaamine siin ja siis selle väljendamine. Niimoodi, et sa mõistad, mis siin liigub, kus siin tuleb, õpid enda välja tunnetama. Suunad enda energia kõik endale ja vaatad, mis tunne on. Ja siis, kui sa oled selle tunnetuse siin kätte saanud, sa tajud täpselt, mis sidemed on, kus keegi liigub, mis on ja sa oled ennast nii-öelda puhastanud. Mõnele võib-olla on ka paastumine oluline, miskipärast ka nagu füüsiline puhastamine toetab seda energeetilist puhastamist hästi. Siis järgmine samm on see, et sa tead juba paremini, kuhu suunata kogu oma vägi. Mingile projektile, millegi saavutamisele, millegi kasvatamisele. Ja see on nii kontsentreeritud ja võimas energialaks, et sealt saab ainult maagi sündida. Ja tegelikult see nagu minu jaoks ongi siin ongi tsitriini energia, täiesti. Võt. Nii et, kas see seisund on atraktiivne su jaoks? Ei ole üldse. Nii et siin ongi vaja aru saada, et sinu karikat on vaja kõigepealt täita ja kogu see sõnum selle ümber tiirlebki. Et minna sellest seisundist sellesse seisundisse. Nii, see oli sinu lugemine. Ma usun, et sa said siit kõvasti mõtteainet ja aktiveerimist. Kohtume juba järgmisel lugemisel. Nii, sinu grupile, kes sa valisid Karneoli, ma panen kohe salvestama ja hakkan kaardid välja laduma. Kuigi mul oli plaanis, et ma panen kaardid välja, tajun sinu energiaid ja siis panen nii-öelda salvestama. Aga mul on juba selline tunne, et sellel grupil on hästi kiire. Või et teil nagu sinul toimub hästi palju südamest ülespoole, et sinu aktiivsemad kanalid või sinu aktiivsemad energiakeskused on kõik südamest ülespoole. Ja võib-olla sa valisidki selle lugemise sellepärast, et saada kontakti ka oma alumiste keskustega
millele sa pole nii palju keskendunud vahepeal ja ma täitsa mõistan seda olukorda ja seisundit, kuid püüame nüüd tulla ka fookuses oma väekeskusele, oma sisemisele tulele, veidikene maandatud energiale tähelepanu panna. Aga vaatame, mis kaardid sulle tulid. Mõistuse kaardid, need on need mõõgakaardid, mõistus. Pärast vaatame neid paremini, kas näha lihtsalt, mis siin on. Nii, jah. Kuulakene, siin on vaja tulla teadlikult mõistusest, mõistuse energiast, loogilisest mõtlemisest, tulla rohkem kehasse, tulla rohkem oma päiksepõimikusse, oma sakraali. Tänane lugemine saigi tehtud selle taotlusega, et mida sinu kõrgem mina soovib öelda või juhatada või õpetada siin natuke sinu väekeskuse kohta just. Ja ma mõtlen siin, minule tuli vähemalt info, et see on nagu sakraali ja päikesepõimiku kombo selline, nagu koos nemad moodustavad väekeskuse. See oli lihtsalt see, kuidas mina alguses nägin. Ja mille järgi ma kivid valisin ja mis tunne mul üldse tekkis, et milles see lugemine täna on. Ja üleüldiselt siin ma vaatan, et see teekond, mida ma läbi kaardide siin näen, ongi tulemine rohkem loogilisest mõtlemisest, mõistusest, peaga otsustamisest, peaga vaatamisest, rohkem kehasse, rohkem maandatud energiasse. Ma tunnen, et siin on selle grupi vaatajad ei ole väga oma kehas kohal. Mitte väga laiali. Ma ütleks, et laiali oleks. Kuigi jah, peas võib olla 1000 mõtet. Aga ma mõtlen just, ma tunnen kogu energia on lihtsalt mõistuses või peas. Seal püüab mingid lugusid välja mõelda, mingid vastuseid välja mõelda, see tuleb kõik nagu sellest alateadlik mõtlemine ja olemine kogu aeg. Et kui sa tuled rohkem kehasse, oled maandatud rohkem siia oma väega ühenduses, siis sa tegelikult võid saada hoopis teisi vastuseid, kui sa mõistusega suudad välja mõelda. Sest mõistus püüab luua meile kordust ja ma näen, et sinu kordus on sulle pigem peavalu loonud praegu. Vaata, kui sarnased need siin on. Eks ju, nii kui me nüüd läheme natuke tagasi, et me saaks seda lugu vaadata siin. Nii. Ma tahaks panna need kaardid teisiti. Ja jällegi ma mainin, et sina võid vaadata ja lugeda energiat ühtemoodi nendelt kaardidelt, võid ka neid nimesid vaadata, aga mina pigem tunnetan energiaid kaardi peal. Kui mul on tunne ja taju, et ma peaksin vaatama nimesid, siis ma seda teen, aga hetkel ma vaatan lihtsalt pilte. Mul on siuke tunne, et siin sa oled pööranud selja oma potentsiaalile. Sa oled pööranud selja sellele, mida sa tegelikult kogeda tahad. Ja mis sa tegelikult kogeda tahad, on see energia siin. Mis on väga erinev sellest. Üks on ohver, teine on ise loob oma elu.
tunnengi, et kui sa väljapoolt otsid oma väge, kui sa väljapoolt otsid vastuseid, siis sul tegelikult jääb nägemata kogu potentsiaal, tarkus sinu enda sees, mis seal tegelikult on. Ja siin ma näengi sellist lugu, et sa oled selja keeranud sellele, mis sind eriliseks teeb ja kuidas sina võiksid särada ja mida sina tahad kogeda. Ja sa oled vaadanud ainult väljapoole, et kuidas peaks olema, tal on nii, mul võiks ka nii olla, aga siin ma tunnen, et puudub ühendus sellega, mida sinu hing tegelikult siia kogema tuli. Mõistad? Et siin sellel grupil ma tajun, et ongi selline asi, et sa võid avastada, et kui sa võtad tegelikult ühendust iseendaga ja mida sina ise tegelikult tahad, julged vaadata sinna sisse, siis sa võid seal hoopis midagi muud näha. Ja saad aru, et sa oledki oma elu täitsa nagu teistsuguse vaatega elanud. Ja sellel võib olla mustmiljon põhjus, sellel võibki olla põhjus see, et sinu kasvatus, ühiskond, mis iganes kõik muu see võib olla. Ja võib-olla sul ongi olnud mingisugune pilt ja arusaam, kuidas elu peab olema. Ja sa oled püüdnud, see tuleb siit kaardist välja, sa oled püüdnud majandada ja juhatada vägesid nii, kuidas sina arvad, et peaks olema. Kuid tegelikult, mis sa hakkad vaikselt aru saama, on see, et nendel hetkedel, kui sa oled vabaks lasknud, kui sa oled kõige enam vabaks lasknud, voolavad sinuni inimesed, kogemused, asjad, mis iganes muu, mis sa tegelikult tahad kogeda. Ja sinu jaoks on see täielik üllatus on, sest et sa ei ole sellele kunagi varem mõelnudki. Aga sulle ongi seda antud maitsta just sellepärast, et sa saaksid aru, et see mikromajandamine, universumi mikromajandamine siin tegelikkuses ei ole sinu tõde. Ja keskele tulebki kaart, mis räägib tegelikult sukeldumisest ja minu jaoks on need energias väga sarnased siin. Et kui siin olid pisarad selles mõttes, et kullast pisarad, et mis mind eriliseks teeb ja miks ma võib-olla ei saavuta neid asju, mis ma arvan, et on olulist ja miks ma nii ei saa ja miks kõik nii raske on ja kõik selline nagu väga mõistuse tasemelt tulev energia tegelikult. Siis siin me näeme, et sellest järk-järgud lahti lastes läbi teadvustamisega sa maandud rohkem siia hingega, siia maa kogemusse. Ehk siis hing on tulnudki siia maale kogema ja sinu ülesanne praegusel eluperioodil või see, kuhu sinu vägi, sinu kõrgem juhatus sind juhatab, ongi see, et sa saaksid aru, et sinu enda sees on algallika vägi. Sinu enda sees on algallikas. Ja et sellega ühendust saada, sul on vaja järk-järgult lahti lasta kogu sellest mõttekurbusest. Mõttekurbus, okei, väga huvitav. Et see mõttetasandi, need hirmud ja see energia, mis nendel siit välja tuleb, see ongi nagu lükkanud sind ka enesearmastusest eemale. See on loonud siukse nagu, siin on natuke ka nagu viha ja allaandmist ja siin ei ole armastus, mis tuleb südamest ja mis tuleb hingest. Siin on nagu selline, et ma tean, et nii on mulle öeldud ja õpetatud, et nii need asjad toimivad ja miski muu ei saagi olla. Aga kelle uskumus või arusaam see on tegelikult? Et siin ongi nagu, sa oled oma ärkamise koha peal siukses kohas, kus sa oledki võib-olla konfliktis selle koha pealt, et ma tean, et asjad peaks nii käima, aga mulle tegelikult tundub või tegelikult mulle näidatakse, et see ei ole nagu ainukene tõde siin maailmas. Ja kui sa lasedki endal sukelduda sellesse energiasse, et sa lased lahti ja sa ei ole karm endaga, et näed, et ma olen nüüd aega raisanud või ma olen teinud neid asju, mis ma tegelikult oleks tahtnud või aeg on otsas. See on illusioon täielik, aeg ei ole mitte mingit pidi otsas, lõpeta kohe ära. Vaid siin ongi, sa saad tegelikult lasta ennast nagu ka, sa saad ennast nagu, sa saad pehmeneda sellesse kogemusse. Sa saad nagu lasta teha kehalist tööd niimoodi, et sa lased oma kehast järjest enam pingigavaks. Ma tunnen, et siin on õlad, kael,
siuksed ülemise kehaosa nagu vaevused või haigused või asjad. Ei pruugi olla, aga lihtsalt mulle praegu tundub, et nagu siuke kangekaelsus, eks ju. Aga tegelikkuses, milline sa oled? Tegelikkuses sa oled võib-olla palju pehmem. Kas sa oled nii palju juba nagu petta saanud või nii palju juba haiget saanud, et sinu viis ennast kaitsta või oma maailma kaitsta oligi siis nii-öelda hästi jäigaks minna. Aga nüüd sa jälle näed, et see ka nagu ei aita või see ka nagu ei toeta enam. Ja nüüd sulle püütiksegi näidata mingit teist viisi, kuidas toime tulla, kuidas päriselt toime tulla. Et varem sinu energia oli hästi avatud, hästi mängitav ja manipuleeritav, kui aus olla. Et võib-olla sellepärast sa tegid kindlasti jäigaks. Kuid need olid lihtsalt valed inimesed su elus. Aga sa ei ole enam seal. Sa ei ole enam see inimene. Siis mulle tundubki, et kui sind tõmbab mingisugune koht, kuhu minna, kus on siuksed teistsugused, ütleme, avatumad inimesed, kui sina oled või inimesed, kes tegelevad selle kes tegelevad mingit sorti kehatehnikatega, aga samas on ka nagu spirituaalsed. Et nad laevad nii energias kui ka kehakeelt loevad. Midagi sellist huvitavat. Siis see võib väga toetav olla. Aga ma tunnen, et mida sinu vägi sulle öelda tahab, et sa oledki hetkel sellises protsessis, kas see on just alanud või see on algamas. Sa oledki sellises protsessis, kus sa tegelikult kogu sellest mikromajandamisest, raskest koormast ja energiast, mis tegelikult sind on ka nagu, tundub, et see on sind hästi vanaks teinud, kuigi sa ei ole väga vana. Aga see energia on sind teinud nagu hästi vanaks kuidagi, mulle tundub. Siis nüüd sa oled protsessis, kus tegelikult sul on abi olemas väljapoolt, kui sa avad end sellele, et lasta ennast juhatada, pehmeneda armastusele, lasta vabaks, pehmeneda, tajuda, tunnetada, kus sind tõmbab, et sellest energiast lahti lasta. Siis ma tunnen, et siin on ka võib-olla sinu naispool või sinu naisenergia on hästi nagu haiget saanud ja see on sind lükanud hästi tugevat meesenergiasse. Aga siin on ka meesenergia, eks, nendel mõlemal on väga sarnane meesenergia, aga see on selline tervislik, sest kui sa vaatad, siin on mõlemat tunda. Siin on naisenergiat tunda, meesenergiat tunda. See kaart minu meelest Taros tähendab rohkem nagu meesenergiat, eks ju, ennem seda on Empress, on naisenergia, aga lihtsalt see, mida mina siit loen, ongi see, et kui sa need mõistuse hääled, kõik, mis räägib sulle, kuidas midagi olema peab, kui sa lased nad vabaks ja sa lood endas rohkem vaikust ja teadlikult läbi kehapraktikate või läbi energiatöö, suunad oma tähelepanu ja oma energiat maandusesse ja sakraali ja päiksepõimikusse, siis sa lased endal liikuda teistsugusesse energiasse ka. Sa lased ka, siin võib olla ka mehi, kes siis meestele ma ütlen, et siin on oluline saada ühendust ka oma naisenergiaga, oma selle pehmema poolega, tunnetuslikuma poolega. Mis sinu kõrgem juhatus veel soovib sulle edasi öelda? Ja naised, kes siin selles lugemises on, teile on sõnum sedasi, et sa tuleksid see toksiline maskuliinsus, mis sa endale loonud oled, ehk siis ma pean tegema, jõudma, rassima, möllama, siis see tuleb ka nii-öelda lasta vabaks ja lasta sellel pehmeneda puhtasse meesenergiasse, mis tegelikult on väga stabiilne, väga tasakaalukas,
ta ei torma pea ees kuskile, vaid ta ootab sellelt naisenergiat käsku, kuhu minna, mida teha. Ehk siis naisenergia ongi see, mis vastutab mida naine ihaldab, seda mees toob. Aga ajal ei ole siin mitte mingit tähtsust. Ehk siis kui sa oledki naine, kes seda lugemist vaatab või tunned, et sa oled olnud hästi tugevalt oma selles toksilises meesenergias, siis tea, et sinu selline protsess praegu, mis sul käib, ongi see, et tuua sellesse meesenergiasse pehmenemist ja saada aru, mis meesenergia tegelikult tähendab. Meesenergia ei tähenda ainult läbi mõistuse. Mulle meeldib hullult hästi see, ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga meie mõistus ei ole see, kes otsuseid vastu võtab, vaid meie hinges ja südames võtame otsuseid vastu tegelikult. Ehk siis me otsuseid võtamegi vastu nagu nii selle mees kui naisenergiaga, aga naisenergia suunab seda energiat väga tugevalt, kuhu poole ta tahab. Ja meesenergiaga me lähme teeme. Me saame selle julguse ja me lähme teeme. Nii et sinu jaoks ongi oluline tuua teadlikult läbi praktikate, kui sa ise ei suuda, siis leia ja tunneta inimene, kes saab sind sellest toetada, et sa tooksid oma energiat ka mujale kehasse, mujale keskustesse kui ainult ülemistesse. Ja siin võib olla ka see, et sa oled ennast hästi palju igasugustesse õpingutesse kaotanud, tuleb mulle sõna, et seda infot on võib-olla liiga palju saanud ja see tundub väga segamini seal. Ehk siis siin ongi oluline jällegi tuua energiat ja väge tagasi rohkem oma kehasse, sest et siis su kogemus saab olla veel värvilisem. Veel värvilisem nagu siin. Küllus. Kogemine ongi küllus. Nii, selline sai sinu lugemine seekord. Ma usun, et sa said siit palju aktiveerimist ja mõtteainet või kehaga tunnetamist. Kui sind tõmbas ka mõni teine lugemine, siis siin sellest videost mõni teine lugemine, siis ma soovitan ka seda vaadata, sest mul tunne, et siin mõnel oli võib-olla raskust lugemise valimisega, just sellepärast, et see energia on nii võimsalt ainult peas, ainult mõistuses. Vot, sellised sõnumid sulle. Kõike kaunist. Tere tulemast. Kui sa valisid päikesekivi, siis see on sinu lugemine. Ja kui ma keskendusin sinu energiale, siis esimeseks tuli hoopis see, et samal ajal, kui mina siin kaarte segan ja valmis panen, siis sina võtad ja vaatad seda imelist kivikest. Vaatad seda imelist väikest päikesekivikest ja lased oma päikesevõimikul aktiveeruda ja võimenduda. Sa võid ka käed panna nabast 4 sõrme ülespoole, seal on sinu päikesevõimik. Sa võid ka käed sinna panna ja lihtsalt tunneta, vii hingamine mõnusalt sügavaks ja vaata seda kivi. Tunneta, mida sa kehaga tajud. Ja võid ka paluda sellel päiksekivi energial võimendada enda päikesevõimikut. Palun esita ka taotlus oma väe tagasi kutsumiseks täielikult.
võib-olla sul ongi vaja rahulikult võtta hetk enda jaoks, et maanduda siia lugemisse täielikult. Kutsuda oma vägi tagasi. Maandada ennast, rahuneda. Sest mitte kuskil ei ole kiiret. Nii, ma panen selle kivi nüüd siia. Saame hakata vaatama kaarte, mis sulle tulid. Nii. Okei, huvitav. Just ütlesin, et aeg ei saa otsa, eks ju. Nii. Need kaks vaatame pärastpoole. Nii. Väga huvitav, siin on 2 ja 2. Keskel on portaal. Väga huvitav. Võtan korra hetke keskenduda sinu energiale. Sa saad hetkel valida. Kuna sa oled sellises portaali hetkes, kus sa saad valida, kas sa lähed sinna poole või sa ei lähe sinna poole, siis ühel pool on selline energia, teisel pool on selline energia. See on energia, kus sa just olid. Kui sa seda kivi vaatasid, kui sa oma väge tagasi kutsusid, kui sa end omaks võtsid. Ja teisel pool, vaatame seda lähemalt. Mis on teisel pool? Järeleandmine. No okei, ma siis teen, ma siis tulen. No jah, kui ma pean. Okei, no... Täpselt siuke energia. Nagu nüüd on. No ma pean sõrme vastu panema, no ma panen, siis no ma tegelikult ei taha, aga okei. Nagu selline venitamine, edasi lükkamine, sest et see tuleb niikuinii, aga sa lihtsalt, sul on võimalus, et sa jäädki siia seisma. Ja sa ei lähegi siit läbi. Sa võidki siia jääda, kui see on liiga suur samm praegu, sa võidki siia jääda, aga siis sa võid olla kindel, et see laine, millel sa praegu oled, või see laine, mis sind natuke raputab praegu, siis see jääb püsima. Selles mõttes, et sulle antakse järjest selliseid asju, kus sa pead tegema kompromisse, mis sulle tegelikult ei meeldi. Just see energia, et no okei, ma siis tulen, okei, no ju sa siis tead paremini, mis minu jaoks hea on. Milleks? Ja aja küsimus on siin, eks ju? Endiselt aja küsimus. Aga see ma tunnen, et see aja küsimus tuleb ainult siis esile, kui sul juba energiavarud täitsa otsas on, siis sa ütled, et sul ei ole aega enam. Aga seni, kuni sul on aega, sul on energiat. Väga veider nagu asi, aga et kui mul on aega, siis mul on energiat. Mis see üldse tähendab? Väga veider, ma ei ole sükst asja varem üldse mõelnud.
samas siin on kellelegi ka sõnum, et sa ei pea siit kohe läbi tormama. Usalda ajastust, kui sa tunned, et praegu pole õige hetk millegi jaoks, siis usalda seda. See võimalus või see portaal ei kao mitte kuskile, aga sealt taga võib-olla asjad veel koguvad või asjad veel muutuvad või asjad lähevad veel paika. Et usalda seda ajastust. On kellelegi siin hoopis teissugune sõnum veel, mis on väga põnev. Okei. Nii. Ja kui sina nüüd valid siit portaalist läbi minna, uks on avatud, aga siin on, see on nagu siuke tulemärgi energia juba siin. See on selline amburi ambitsioon ja lõvide äkilisus ja siin on selline energia, et sa nagu võtad oma väe omaks, sa tuled iseendasse, sa kutsud tagasi igalt poolt, kus sa oled ripakile ennast jätnud või liiga palju ennast andnud. Ja siis sa saad aru, sa kalibreerid oma energiaid, sa saad aru, kuhu sind tõmbab, sul läheb luuk lahti, sulle tuleb mingi info, mis on mingi, vaat seda ma nüüd tahan teha, see on minu südames, see on kirg. Ja siis sa mõtled, et pekki, mõelge te kõik, mida te tahate minust, mul on jumala ükskõik. Mina olen mina, kogu oma eheduses, kogu oma imelikkuses, kui see sinu jaoks on imelik. Aga mina olen mina ja mind ei muuda miski. Ja see on see, mida sa valid, eks ju. Sa kas teed kompromissi, et lased ennast nii-öelda lükata, tõmmata veidikene või et aga see seltskond on ikka äge ja mis see on siis, kui ma ükskord nüüd lähen, eks ju, siin kõigud siin niimoodi ühele ja teisele poole süti, vaata. Selle asemel, et siis võtad, et nii, nüüd on see aeg käes, nüüd ma lähen läbi sellest, ma teen, saab mis saab, aga see energia kaob ära. See läheb minema siit. Ajastus oli õige, läksid läbi, otsustasid, et mina olen mina, kogu oma ehedusest, kogu oma unikaalsusest ja tehke kõik, mis te tahate. Ja siis teisel pool portaali on kogu võimalikkus. Nii, mis siin on? Yes. Kõnnid ära valgusesse. Sul see huvitav energia siin. Kopp sai ette, enam ei taha teiste järgi teha, tundsid, et aeg on õige, see läks jeed siit niimoodi, minema. Viimase okei. Gave my last fuck I had to give, left it all behind and walked away. Ja lähedki hopsti oma portaalist läbi siit ja siis avad oma sisemise tule ja potentsiaali täielikult kohe nagu väga-väga kiirusega. Oled nagu mustang. Kui sa nüüd palju mustange näed, nagu mina tihti peale, siis see on see sõnum praegu. Oledki nagu vaba, metsik, hobune, teed, mis tahad. See ei ole see energia, mis teistest üle sõidab, eks ju, teemist, kus see mul ette jääb, see jääb alla. Ei, see ei ole see energia. See on see, et sa lõpetad selle energia ära. Sellest on kõik. See siuke ääri-veeri, siuke, no ma ei tea, ei, sellega on kõik. See läheb kohe minema siit. Nii, tundsid ära endast, nii, nüüd on aeg õige. Ta jätab oma selle viimase kausi nii-öelda siia. Kapp, eks ju, ta ei vaata sinna poole enam, ta läheb täiesti uue suunas, keerab selja sellele, läheb kõik. Läheb läbi selle portaali ja siis saab teada. Mitte ennem siit ei saa midagi aru, mis siin on. Lihtsalt värvid, värgid, särgid ja sa võid tunda, et siin tõmbab see vikerkaare võid näha, eks ju. Ja see hullult tõmbab. Aga samas siin ongi see, et kui veel see ääri-veeri energia on nagu tugev, siin on ka vikerkaar ju, vaata. Siin on ka ilusad värvid. Äkki siin on... Siin on mingid inimesed, kelle pärast see samm tundub nagu... Tead, kui keegi paneb sind uskuma, et see, mida sina tahad teha, on imelik või see, mida sina tahad, kuidas olla, on veider või et see ei vasta sotsiaalsetele normidele, siis sayonara nagu. See ei ole üldse nagu. Me ju tegelikkuses ongi see,
et jaa, me oleme nagu kõik üks, kõik on energia, aga samas me oleme kõik kordumatud. Sellisena nagu mina siia sündisin või nagu sina siia sündisid, sellist copy-paste ei tule enam. Sellist samasugust ei tule enam ja see on fakt. Sellist ei tule enam. Nii et kui keegi oma ebakindlusest või oma hirmudest jätab midagi tegemata või valib olla oma väikses kestas või väikses karbikeses kinni, eks ju, siis see, väga hea, see ei ole see, mida sina pead valima. Sina tunnetad selle aja ära, kui on aeg ära kõndida, ära minna, midagi selja taha jätta. Sinna ei ole mõtet panustada enam. Sinna ei ole mõtet panustada enam. See on, ei. See, mis tegelikult teisel pool ongi see kõnnid sealt läbi, tekibki see moment, ma olen nagu vaba oma valikutes. Ma saan mängida oma biiti, oma trummi, oma rütmi järgi, nii kuidas mina tahan. Tunda seda tuld, tunda seda väge iseenda sees. Ja kui sa tahad, sa võid veel minna, kerida video natuke tagasi, kus see kivi siin keskel oli, et seda väge endasse tagasi kutsuda. Ja sa võid pausile panna ja jätkata seda seni, kuni sa tunned, et sinu see väekeskus on laetud täis. Aga siin on nii kihvt, et sa pöörad nagu pilgu iseenda, sa vaatad iseennast täielikult ja näed seda, kogu seda galaktikat ja seda piiritust iseenda sees. Saad tundma, teadma, mida sina ihaldad elus, mis sinu kirg elus on. Siin see armastajad ei räägi mingist kellestki teisest või kellegi teise armastusest, see on puhtalt sina ise, endal otsa vaatamine, enda kire mõistmine ja siis selle leegi lõõmama löömine on siin see energia. Ma tunnen, et võtaks sinule. Okei, ma vist sain juba. Keerasin pakki teistpidi, ma ennem nägin seda ja nüüd tahtis see uuesti tulla. Ja siin ongi, et läbi selle portaali minnes siin on ka nagu, vaata mulle meenutas see galaktikat, vaata siin on täpselt samasugune. Siin on täpselt samamoodi. Vaata siin on juba näha, mis see on. Okei, kas sul just tekkis teadmine? Mõnel teist just tekkis teadmine, mille suunas teid on tahetud juhatada. Sest siin on see nagu ähmane see pilt, aga nüüd on seda juba näha. Nii tegelikult sa tead. Tegelikult sa tead. Võtame veel midagi. See ei taas. Nii. No jälle millestki läbi minemine. Siin on ka see, et jah, sa lasedki lahti nendest teiste arvamustest täielikult. Ja muuda prioriteediks selle, kes sina oled. Väga ilus. Me võimegi lõputult jääda siia kaarte võtma. Mulle tundub, et sa oled üks selline inimene, kellega on täiega äge mingi õhtu otsa võttagi kaarte ja nendest mis iganes lugusid välja lugeda ja luua ja energiasse. Sa oled nagu väga loominguline ja ka hästi aktiveeriv, hästi nagu sihukese mõnusa tule energiaga oled, mis ei ole kõrvetav, vaid mis on väestav. Nii et ma väga nautisin sinu energia lugemist ja nii naljakas nagu selline väljendid ja kõik see, mis välja tuli. Aga see tuligi just täpselt nii, nagu ta pidi tulema ja mul on ülimalt hea meel ja väga äge oleks ka reaalselt lugusid kuulda, kellele see kaardi lugemine resoneerus ja mis lood siin taga on, sest et see tundub ülipõnev. Aga ma soovin sulle kõike ägedat, vägevat ja kohtume kas järgmisel lugemisel või äkki päriselt näost näkku, jumal teab, aga kõike head sulle!